kellel on kui suured mutrivõtmed kodus. Aga seal me lugesime ka Kolossa kirjast ja tegelikult Paulus, kui ta kirjutab erinevatele kogudustele, siis see ongi nagu huvitav, et Paulus ei adresseeri sellist, tema kiri on mõeldud konkreetsele kogudusele. Et ta ei kirjuta lihtsalt niisugused üleüldisi printsiipe, vaid see on kirjutatud konkreetsetele kogudustele, konkreetsetele inimestele, konkreetsete olukordade põhjal. Ja paaris kohas tal on sellised nagu tekstid, mida nimetatakse, mis on nagu hümnid, hümn Kristusele. Ja üks on siis Kolossa kirjast või Pauluse kiri kolosslastele esimeses peatükis, salmis 15-20. Paulus siis on niimoodi kirjutanud. Tema on nähtamatu Jumal, räägib Kristusest. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad. Kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike, kõik püsib koos temas. Ja ta on oma ihu koguduse pea. Tema on algus esmasündinu surnust, et ta kõigest saaks esimeseks. Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiuselt temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Nüüd vaata, sageli on see, et me, või ka kristlastena me kohtame seda ja mõnikord võime ka ise tegeleda sellega, et ma mõtlen, kus kohas Kristus minu elus nüüd asub. Kuhu ma ta panen? Kuhu ma panen selle, et ma olen Jumalaga kokku saanud? Ja ma ei tea, kas sa oled mõelnud seda, et millal ma näitan Kristust oma elus ja millal ma peidan Kristust oma elus. Kas sa oled olnud selles punktis, kus sa mõtled, et ma väga ei tahaks näidata, et ma kristlane olen. Igaks juhuks. No, mine tea. Mina olen olnud. Ma olen mõnikord üsna edukalt ka seda peituse mängu teinud. Et ma ei julge näidata või ei taha näidata, et ma olen kristlane. Ma ei ole selle üle väga uhke tegelikult kusjuures. Et ja ma olen no ühesõnaga, ei ole väga uhke ja tahan öelda, et pigem on nagu hiljem olnud see, et see ei ole seda väärt olnud. Sest sellisel moel ma justkui mängin, ma võtan nagu mingit rolli ja ma justkui nagu ei võta tõsiselt. Nüüd see, millest Paulus siin räägib ja kui ta räägib see hümn Kristusele, tegelikult kui lugeda üldse Paulusi kirju, siis Paulus sõnastab, kus kohas Kristus asub meie mõtlemises või peaks asuma. Või õigemini, ta ei tegele sellega, kus Kristus peaks asutsema meie mõtlemises, vaid kus meie peaks asutsema Kristuse suhtes. Ja nüüd ka see, kui sa vaatad nüüd hoolekalt seda, mida Paulus siin Kolossa kirjas kirjutab, siis kõigepealt hakkab rääkima seda, et ta ütleb, et Kristus on nähtamatu Jumala kuju. Kristus on nähtamatu Jumala kuju. See tähendab seda, et Kristus ei olnud siis lihtsalt mingisugune inglilaadne valgusolend, kes on loodud peenmateeriast ja kes ilmub ja ei ilmu siia, vaid et Kristus on Jumala, nähtamatu Jumala kuju. Kreeka keeles on sõna, mis tähistab seda Jumala kuju, see sõna on eikon. Tuleb sõna eikon. Ta on Jumala kuju. Kristus näitas seda, kes on Jumal. Jeesus on öelnud, et kui te olete näinud mind, olete te näinud isa. Ma olen teinud kõike seda, ma teen kõike seda, mida ma olen näinud oma isa tegemas. Ehk siis Kristuse saades küll füüsiliselt inimeseks, oli ta ka Jumal samal ajal. Ja see ongi see suur ka salapära, saladus, mida on lõpuni raske seletada. Kristluses on meil olemas siis selline õpetusseisukoht, mida nimetatakse õpetus kolmainsusest. Ja Piiblis tõesti mitte kuskil seda sõna ei ole sees olemas. Aga see on see, kuidas Jumal on ennast ilmutanud. Ta on ennast ilmutanud üks ja sama Jumal kolmes isikus.
nähtamatu Jumal isana, pojana, Jeesusena, kes ta saab füüsiliselt siia maa peale ja püha vaimuna, kelle kaudu ta praegult tegutseb igas kristlases ja eelkõige ka igas koguduses, läbi koguduse. Jeesuse või Kristuse kaudu toimus ka loomine. Nii nagu Paulus siin ütleb, et tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, nähtav ja nähtamatu. Ja kui sa vaatad seda, kuidas hakkab piibel pihta, siis piibel hakkab pihta sellise fraasiga: alguses oli Jumal taeva ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim mõjus vete kohal ja Jumal ütles, saagu valgus. Ja Johannese evangeelium hakkab pihta: alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ehk siis see, kui Jumal ütleb, saagu valgus, siis tegelikult see ongi see, kus see sõna ja see loomisakt sünnib. Et Kristus oli ka loomisaktis juba olemas. Ta oli seal koha peal olemas. Ja see omakorda panebki Kristuse täiesti unikaalsesse positsiooni tegelikult kõikide muude usutegelaste kõrval. Mõnikord meil tekib see soov võrrelda, et kus Kristus on võrreldes Budaga, võrreldes Muhamediga, võrreldes seal mingite gurudega, Konfutsiusega, Lao Tsiga, kellega iganes, siis tegelikult selles mõttes Kristus osutab täiesti mingisuguses teises liigas. Eile oli see Clash, mis oli vabavõitluse, MMA võitlus oli see või? Kõik oli. Aga seal on eraldi kaalukategooriad, on ju. See vist päris nii ei ole, et kõige pisem poiss pannakse kõige suurema poisiga kokku, vaid seal nagu kaalutakse, vist on kaal, on ju see põhiline asi. Kaalutakse ära ja kaalu järgi siis võisteldakse omavahel. Siis võiks öelda, et kõik need Budad, Muhamedid ja kõik on üks kaalukategooria, aga Kristus on tegelikult see, kes need kategooriad annab. Kui me võrdleksime sellega. Sest on see tuntud selline näide, mis on toodud, on üks selline 20. sajandiks võib-olla kõige rohkem mõjutanud filosoof ja ka kõige pöörasem filosoof oli mees, kelle nimi oli Friedrich Nietzsche, kes aastal 1900 suri. Ja tema oli ju selline vend, kes on kirjutanud arutluse, et miks ma kirjutan nii häid raamatuid. Või miks ma olen geenius. See oli ikka tagasihoidlik. Ja siis temalt on ju pärineb see mõte, mida ta ütleb, et Gott ist tot, Jumal on surnud. Ja see on see lugu, kus ühes kuskil linnas seina peale ilmus see kiri, et Jumal on surnud. Ja all oli kirjutatud Nietzsche. Tsitaat, nagu on graffiti. Ja siis varsti ilmus sinna alla teine graffiti. Nietzsche on surnud, all oli Jumal. Et Jeesus on see, kes tegelikult annab need kategooriad. Jeesus on see, see, mida Paulus ütleb, et Jeesus on see, kes on tegelikult see keskpunkt, mille järgi kõike mõõdetakse. Ja ma mõtlesin, et vaatasin edasi, et see tekst lähebki hästi nagu kummaliseks, et ta ütleb, et kõik on loodud, mis on nähtav ja nähtamatu. Ja siis ütleb, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused ja meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Mõtlesin, et oot. Kas tõesti kõik valitsused, igasugused valitsused, võimud, et on loodud tema läbi ja tema poole. Ma mõtlesin, et maailmas on ju nii palju igasugused valitsejad, kelle puhul me saaks öelda, et on kõike muud kui kuidagi Kristuse moodi. Ja mida see siis tähendab, et nii vastuoluliselt, kui see ka ei kõla, siis isegi näiteks nii diktaatorid kui ka igasugused valitsejad, kelle käes on absoluutne võim, kelle käes on reaalne võim otsustada inimeste, inimgruppide, isegi rahvaste saatuse ja käekäigu üle. See on meeletu võim, me isegi ei kujuta ette, kui suur on selline võim, mis on ajaloos inimestel olnud. Samasugustel luust ja lihast inimesed nagu meie, kes on samamoodi sündinud siia ilma, kellel on olnud ema, isa, kes on samamoodi olnud need väiksed hambutud tited lalisevad, kes on kasvanud suureks, elanud läbi kõiksugused isiklikud kriisid, kellel on punnid näos olnud, kes on armastatud ja keda on maha jäetud, kes vajavad toitumiseks täpselt samu valke, vett,
valgust, kes otsivad hoolitsust ja armastust, siis osadel neil nad on saanud enda kätte sellise võimu, et nad on reaalselt otsustanud tervete rahvaste saatuste üle. On täiesti pöörane. Et kuidas siis on, et nad kõik on kuidagi Kristuse poole? Siis ma mõtlesin, et tegelikult selliste valitsejate puhul on huvitav see, et nad kõik soovivad olla nagu Kristus. Mis mõttes siis? Esiteks on see, et ja mitte ainult siis sellised diktaatorid ja autoritaarsed valitsejad, ja tegelikult me näeme ka sellised üldse võimugas olevad inimesed. See on selline soov näidata ennast kas mingi rahva, mingi ühiskonnaklassi, mingi grupi või mingi seisuse päästja või vabastajana. See idee, et ma olen päästja, et mina tulen ja päästan kedagi. Meie partei tuleb ja päästab. Meie liikumine päästab. Me kuuleme seda kogu aeg. Erinevad, meil demokraatlikus ühiskonnas valimiste ajal erinevad erakonnad ütlevad, meil on selline probleem, selline kriis, valige meid, meie päästame teid. Kõik diktaatorid tulevad võimule täpselt selle samaga, et meie tuleme ja päästame. Meie anname, täidame teie kõige suurema igatsuse, täidame selle suure tühimiku, mis teie elus on. Kui aastal 1917 Venemaal ja Vene impeeriumis, mille osa Eestiga oli, toimub see veebruaris revolutsioon, siis see revolutsiooni loosungiteks oli see, et üks oli see, et kui käis esimene maailmasõda, oli rahu ja teine asi oli see, et kuna oli toidupuudus, oli leib. Rahu ja leiba. Sellega see oli see, mis tõid. Meie päästame selle, lõpetame ära, astume sealt sõjast välja ja tagame selle, et inimestel oleks kõht täis. Kui Saksamaal tulevad võimule natsionaalsotsialistid, siis nad ütlevad, et meie lõpetame ära tööpuuduse. Ja me lõpetame ära selle Saksa rahva häbistamise, mis Versailles lepinguga meile peale suruti. See vastik Prantsusmaa meile peale surus ja et me peame nüüd maksma mingit sõjatasusid. Me näeme seda, kuidas kui see sõda hakkas Ukrainas pihta, siis mis jutt käis ennem seda, kuidas tegelikult tuleb minna Ukraina rahvast vabastama. Me näeme seda, kuidas Ameerika Ühendriikides president vabastab oma maad ja rahvast ja saadab välja sealt tööjõude igad asjadest. Ühesõnaga, see soov olla, näidata, et ma olen päästja ja vabastaja. See on see sama, mida tegelikult ju Kristus tegi. Kristus ütleb, et Kristus on tulnud päästjaks ja vabastajaks. Aga Kristus ütleb ka, et minu riik ei ole siit. Minu riik ei ole siit. Ja see, kuidas Kristus vabastab, on täiesti teistsugune. Kui igasugune poliitiline jõud soovib olla see vabastaja läbi seaduste kehtestamise, läbi teatud sunnimeetodite. See ei tähenda, et seadused oleksid alati halvad või valed, aga seadus on alati mingisugune piirang ja mingisugune sundus, siis Kristuse vabastamine hakkab hoopis teiselt poolt pihta. Iga valitseja soovib püüda näidata ennast ka mingi suurema idee kehastusena. Et minus on kehastunud mingi suur ideaal. Nii nagu Jeesus ütleb, et vaadake mind ja te näete isa. Vaadake mind ja te näete Jumalat. Siis iga valitseja, eriti kes on selline autoritaarne, ka püüab näidata, et minus on kehastunud mingi suurem idee. Mina olen tagasihoidlik inimene. Olge nii tagasihoidlikud nagu mina. Näiteks. See võib minna ka sinnamaani välja, et kus isegi öeldakse, et see, kuidas mina välja näen, et see ongi see ideaal. Näiteks võtame näiteks Põhja-Korea, kus isegi soengute arv on riigis piiratud. Millised soengud võib lõigata, millised mitte ja loomulikult siis see, kuidas see kim välja näeb, et see on siis kõige ilusam soeng selles riigis. Samuti püüab iga selline valitseja olla mingit sorti imetegija. Ehk siis, et rõhutatakse seda, et milliseid uusi avastusi meie valitsemise ajal tehakse, millised progressi me oleme saavutanud tootmises või tehnoloogias. Ja see on ka selline püüd korda saata selliseid imesid, mida inimkond pole varem kogenud. Teha midagi suurtsugust.
ja me vaatame Jeesuse tegevust, me näeme, et Jeesus teeb ka ju imesid. Nii et ka see, kui Paulus ütleb, et ka kõik valitsused, troonid, ülemused on loodud Kristuse läbi ja Kristuse poole, siis me näeme, et see püüd olla Kristuse moodi, see on küll väga moonutatud. Ja see ei ole mitte Kristuse sarnane läbi iseloomu, mitte läbi alandlikkuse, mitte läbi muutunud südame, aga see on selline püüd olla Jumala sarnane. Et ka see on olemas. Et see on nagu huvitav, et me võime ka sellises negatiivses pildis näha ka Jumalat. Lisaks ütleb, ja sealt edasi liigub Paulus koguduse juurde, ta ütleb, et Kristus on koguduse pea. Kristus on koguduse pea. Ja siin on siis kogudust on kahte sorti. On olemas nii-öelda üleüldine kogudus. Kreeka keeles on sealt tuleb selline sõna, katoolne kogudus. See tähendabki see üleüldine kõiki kristlasi hõlmav kogudus. See, kui me ütleme, et maailmas on 2,3 kristlast. 2,3 miljardit kristlast, vabandust, mitte 2,3 kristlast. Võib-olla on ka, kindlasti on ka neid vagasi, kes ütleb, et tegelikult on 2,3 kristlast, tõelist kristlast. Aga 2,3 miljardit kristlast, see on see katoolne, üleüldine, kõiki kristlasi hõlmav kogudus. Aga Kristus on ka kohaliku koguduse pea. Kristus on sool ja valgus koguduse pea. Ma ei tea, kas usud seda või mitte. Aga Kristus on sool ja valgus koguduse pea. Risto Tamm on hetkel selles ametis, mille Piiblis on need vaimuannid ja räägitakse on karjas amet. Ja see karjane, kreekakeelne sõna on pastor. See pastor ei ole mingisugune eriline pühaku staatus, aga me usume, et Kristus on tegelikult selle koguduse pea. Kristus on, sest kogudus on Kristus ihu. Ja ma olen mõelnud selle peale, raamatut, mida ma loen, ma olen seda maininud ka sellisest maailma ajaloost. Ja kui räägitakse nendest erinevastest paavstidest, kes on siis Rooma katoliku kiriku pea, lihtsalt sellise näitena ja nende paavstide nimekirjas on terve hulk selliseid paavste, keda tahaks igasugustest kogudustest väga kaugel hoida. Kes on kasutanud Vatikani või seda kiriku raha isiklikuks hüvanguks, kes on elanud kõiksugu muud elu kui see, mis peaks olema kristlik elu. Isegi hea näide sellest, kui Martin Luther noore mungana ta peab minema Rooma, et anda, on selline siis kohtuprotsess, vaimulik kohtuprotsess siis tema siis pihiisa üle ja ta peab minema tunnistusi andma ja ta läheb Rooma ja ta on selline vaga munk ning ta on veendunud, et kui ta Rooma läheb, et see on nagu maapealne paradiis. Seal peab olema, see kõige Vatikan, paavsti kuur ja paavsti õukond, see on kõige püham paik. Ja kui ta sinna läheb, ta avastab, et on midagi täitsa teistsugune. Käivad sellised tantsupeod, joomapeod, õhtuti auväärsed isad seal tantsivad seal daamidega ja kõik ja ta täitsa, see pilt on täitsa vastupidine. Ja vaatamata sellele, et on sellised paavstega olnud, on kristlik kirik püsima jäänud. Vaatamata sellele. Vaatamata sellele, et kogudus koosneb inimestest ja inimesed tähendavad alati, kui on suhted, siis on alati seal potentsiaal ka probleemideks. Vaatamata sellele on kogudus jäänud püsima. Kui Jeesus küsib oma õpilastelt, kelle inimesed ütlevad minu olevat, ja siis ühed ütlevad, sa oled prohveti ja ühed ütlevad, sa oled Eelia, teised ütlevad, sa oled Kristi Johannes, siis ta küsib, aga kelle teie ütlete mind olevat, siis Peetrus ütleb, et sina oled Messias. Ja Jeesus ütleb, et selle tunnistuse peale ma nagu rajan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda. Et ükstapuha, mis tuleb ka kristliku koguduse vastu, siis surmavalla väravad ei võida seda, põrgu ei võida seda. Ja see on see, mida ka Paulus siin ütleb, et Kristus on koguduse pea. Kui me paneme lootuse inimestele ka koguduses, siis tegelikult sellega saab juhtuda seda, et senikaua, kui on mingid toredad, ägedad inimesed olemas, on kogudus äge ja tore. Ja sel hetkel, kui mõned ägedad, toredad inimesed mingil põhjusel peaks ära liikuma,
edasi liikuma, teise linna kolima, või midagi peaks juhtuma, siis me ütleme, et siis pole enam selle kogudusel ka mõtet. Muidugi, ajaloos on palju ka neid näiteid olnud, kui kogudus on rajatud väga mingi ühe inimese või väikse inimgrupi ümber, siis kui nendega midagi juhtub, siis see võib kaasa tuua koguduse lagunemise. See on see, kui Kristus ei ole koguduse pea, kui mingi inimene, mingi inimgrupp, mingi perekond, mingisugune asi saab nagu selleks sisuks, asjaks iseendaks. Ehk siis Kristuse, see mida Paulus ka ütleb, et tegelikult Kristuse arm saab olla suurem kui inimlik rumalus, ka kogudustes. Sest ka kogudustest me võime korda saata igasuguseid asju ja kiriku ajalugu paraku seda ka näitab, et on igasuguseid asju Kristuse nimel tehtud. See Kristuse nimel tegemine ei tähenda alati, et tehakse õigeid asju. Jeesus ütleb ju ka ühes kohas, et te ütlete mulle issand, issand, ja ma ütlen, ma ei ole teid tundnud. Et siis me oleme sinu nimel kurja vaime välja ajanud, igasuguseid asju teinud ja Jeesus ütleb, ma ei tunne teid, te olete ülekohtu tegijad. Sest kui me kasutame Kristuse nime selleks, et õigustada enda või ka koguduse mingid pahesid või pattu, siis tegelikult Kristus suveräänina võib ennast sellest distantseerida. Ja nüüd lõpuks Paulus ütleb, et kui ta räägib sellest, et Jeesuse kaudu on toimunud lepitus, siis ainult Kristuse kaudu saab toimuda see, ja saab täide minna see igatsus, mis inimkonnal on olemas inimkonna algusest peale. Et suhe Jumalaga, mis on katki läinud, et see saab taastatud. Et see side, mis on katki läinud, see saab uuesti kokku sõlmitud. Et me saame uuesti olla kokku seotud Jumalaga. Me saame olla osa Jumala perekonnast. Et see meis olev, see vaim, mis paneb meid otsima, tegutsema rohkemat kui lihtsalt ainult seda, mis puudutab meie bioloogilisi vajadusi. Vaid et me otsime elu mõtet, me otsime tähendust, me mõtleme abstraktselt, me tahame luua midagi. See kõik on Jumala vaimu tegevus meis. Mis Jumala meisse istutanud. Ja see, et see saab uuesti kokku seotud Jumalaga, see juhtub ainult läbi Kristuse, ütleb siis Paulus. Niisiis, kui Paulus kirjeldab siin, kuidas kõik muud asjad on Kristuse suhtes. Kogudus, maailm, kirik, pääste, siis tuleb ka minul küsida, kus asun mina Kristuse suhtes. Ja seda peame igaüks ise küsima. Piibelik käsitlus ja piibelik vastus oleks ja pühapäevakooli aus vastus, kui me käiksime pühapäevakoolis ja pühapäeva lõpetada küsiks, et kus kohas siis sa oled Kristuse suhtes, siis me peame ütlema, et või ütleme, et ma olen Kristusest allpool, ma tahan olla seal, kus Kristus tahab, et ma oleksin. Ehk siis, et ma ütlen, et Kristus on üle minu elu, üle minu valikute ja üle ka minu suhete. Kristus kutsub mind personaalselt. Kristus on kutsunud sind personaalselt. Ma ei saa loota ühegi inimese peale. Ma ei saa loota oma kristlastest vanemate peale. Ma ei saa loota enda kristlastest laste peale. Ma ei saa loota enda kristlastest sõprade peale, kui asi puudutab päästet. Mina ei päästa mitte kedagi. Ükspuha, kui ägedad te olete või tored olete, siis minul puudub võime teid päästa. Mina ei saa ise ennast ka päästa. Seda saab teha ainult Kristus. Sest see kutse järgi sina mind on Kristus esitanud mulle personaalselt. Ja see on see koht, kus ma mingis mõttes pean läbi elama selle sündmuse, mida Paulus ka kasutab seda surma ja mahamatmise pilti. Ja me räägime sellest seoses ristimisega sageli. Aga see on see punkt minu elus, kui ma kohtun Kristusega
kus ma ütlen, Kristus, võta kõik. Et ma mingis mõttes, see kõlab nagu isegi nagu vastuoluliselt, aga ma sõlmin lahti kõik olemasolevad suhted ja ma ütlen, ma annan need ka, Kristus, sinu kätte. Ma annan sinu kätte enda suhte oma vanematega, ma annan sulle sinu kätte suhte oma lastega, enda abikaasaga, oma tööga. Ma annan sinu kätte enda positsiooni, enda staatuse, enda maine. Kõik. Ma usaldan seda sinu kätte. Meie hirm on sageli see, et Kristus võtab selle ära, et Jumal võtab selle ära. See on see üks takistus, kus mõnikord ka kristlastena veel on, et ma arvan, et äkki Jumal võtab mult midagi toredat ära. Kui me ütleme, et Kristus on üle minu, siis tegelikult me võime usaldada seda, et kui Kristus midagi ära võtab neid, siis see ei ole mitte selle eesmärgi, et neid kuidagi karistada, vaid see on eelkõige selleks, et Kristus tahab midagi asemele anda. Aga enamasti me näeme seda, kus Kristus annab selle uue sisendi, et need olemasolevad asjad saavad pühitsetud. Et minu suhted saavad pühitsetud. Et see positsioon, mis mul on, ei ole enam esimene asi, millest ma kinni hoian. Või maine ei ole enam esimene asi, millest ma kinni hoian. Või minu staatus ei ole esimene asi, millest ma kinni hoian. Või minu klassikuuluvus ei ole esimene asi, millest ma kinni hoian. Sest me näeme, et nendest asjadest on väga lihtne ilma jääda. Väga lihtne ilma jääda. Ja inimestena meil on ka selline suurepärane võime, et me, kui need on need asjad, millega mille põhjal me loome mingid suhteid, siis kui need asjad ära võtta, siis on väga lihtne ka inimesi kõrvale heita. Ja see ei ole kogudus. Mul sõber, kursavend, õppisime koos teoloogiat. Tema siis peale teoloogiaõpinguid läks hoopis diplomaadiks edasi. Ja ongi siis, praegu ta peaks olema, see oli Itaalias, Eesti saadik, vahepeal on Vatikani juures niimoodi, paljudes erinevates piirkondades. Ta kirjeldas nagu seda, ma kirjeldan sellist sündmust, et kui sa oled diplomaat, sa oled mingi Eesti Vabariigi suursaadik kuskil ja siis saatkondades toimuvad ikka sellised vastuvõtud. Ja üks selline vastuvõtt on see, kui keegi suursaadikutest või saadikutest ära läheb. Ta lõpetab, oletame näiteks seal samas, Saksamaal, Itaalias, lõpetab oma tegevuse ja siis ta kutsub teistest saatkondadest inimesed, diplomaad ja tullakse kohale. Loomulikult see on niisugune tore asi ja see on ka ikka poliitiliselt oluline. Aga sa ütled, see dünaamika, mis seal toimuma hakkab, on väga huvitav. Et kes saab siis kõige suurema tähelepanu seal? Seda teate? Lahkuva saadiku sellisel vastuvõtul peab. Kes saab kõige suurema tähelepanu? Uus saadik, jah. See lahkuv saadik võibki lõpuks olla, et ta on kuskil seal toanurgas üksinda, šampanja klaas käes. Ja kõik need saadikud on ümber uue saadiku. Sest see on diplomaat ja see ei ole isiklik suur sõprus, kuigi need oleks väga sõbralikud üksteise suhtes. Ehk siis minu positsioon ja minu staatus on midagi, mis on niimoodi võib ära minna. See on, praegult me teame, on olemas selline, kasutatakse mõistet tühistamiskultuur, kus võidakse võtta mingisugune asi, ja võib-olla see on ka väga põhjendatud asi, kas minevikust, lähemast ja kaugest minevikust, mille põhjal öeldakse, et selle asja tõttu selle inimese, ma ei tea, muusikat või midagi või kuulda. Siin mõned aastad tagasi oli näiteks Tõnis Mäega seoses, kus ta ütles avalikus ruumis midagi ja siis leiti, et ei, et see oli nüüd üle piiri ja miks. Lihtsalt näide, kui lihtne on ära võtta see, mida me oleme pidanud, et mis on minu arust kõige olulisem, et ma olen keegi, ma olen saavutanud midagi, mul on mingi positsioon, mingi maine. Kui kristlastena me elame ka niimoodi, et Kristus on päriselt minu elu kuningas, et Kristus on päriselt mu elu keskpunkt, siis põrgu alla väravad ei võida mind.
ükstapuha, mis tuleb mu vastu, see, kes ma tegelikult olen, seda ei saa mult ära võtta. Ja see ei ole sinu staatus, see ei ole sinu positsioon, see ei ole sinu maine, sest need asjad võivad ka kaduda. Ka kristlased võivad, kristlastena me võime kogeda seda, et meid võidakse alandada, meid võidakse jätta ilma meie töökohtadest, meie sissetulekutest ja mõnikord ka meie elust. Eestis me õnneks veel sellises punktis ei ole, ma arvan, et see on väga kaugel Eestis. Aga maailmas on ka neid piirkondi, kus piisab sellest, et sa oled kristlane, et see on põhjus, et sind füüsiliselt hävitada. Praegult on see teema, millest järjest nüüd rohkem räägitakse, on see, et Nigeerias, kus on teatud siis sellised äärmusislamistlikud liikumine, kes siis leiab, et kristlased, hea kristlane on surnud kristlane. Ja see on piisav põhjus, et lihtsalt inimene tappa. Ja nüüd see küsimus, kus ma olen Kristuse suhtes, kus ma olen oma usus. Ja siin koguduses samamoodi. Ma seda olen mõelnud, et tegelikult on see, et Kristus ma olen istutatud Kristusesse esmalt. Ja siis sellest järgnevalt ma olen istutatud antud hetkel siis praegu sool- ja valguskogudusse. Et see on see, kuhu ma olen istutatud. See on see, kuhu Jumal on tahtnud mind sünnitada. See on Jumala perekond. Et nii nagu iga inimene, iga laps, et kasvada tervelt, peaks ta kasvama perekonnas. See on ikka ideaal. Ja samamoodi ka vaimulikus mõttes, et kui me tahame vaimulikult tervelt kasvada, siis Jumal laseb meil sündida mingisse kogudusse. Et kasvada. Ja see ei tähenda, et nii nagu peres kõik asjad, iga päev ei ole harmooniline ja tore ja parimad toidud alati laual ja tuba on alati pühas, vaid on mõnikord ka sassistuba ja mõnikord on riidamist ja igast asju on ka kogudustest, neid asju tuleb ette. Aga et kogudus ei ole, minu unistus ja minu palve on see, et sooljavalguskogudus mitte kunagi ei saaks mitte ühegi inimese isiklikuks koguduseks, isiklikuks projektiks. Et kogudus mitte kunagi, sooljavalgus kunagi koguduses olevad inimesed kunagi ei mõtleks, et see inimene, kes on hetkel pastor, see on tema kogudus ja las ta kuidagi ise püüab siin siis hakkama saada. Ja vaatame kõrvalt ja kui ta hakkama ei saa, siis me saame ütelda, et kuule, et sa ei saanud hakkama. Ja meil ongi Nõmme kogudus, sest sa ei saanud hakkama. Või vastupidi, et kuna sina oled nii tore, siis on ka meie kogudus nii tore. Aga tegelikult on see, et Kristus on meie koguduse peal. Kristus on meie koguduse peal. Kristus on sinu elu kuningas. Jeesus Kristus. Amen. Niimoodi.